kõigile! Täna olen tagasi enda pimedas koopas. Minu valgus tuleb kuskilt siit mingi... Ma otsustasin teha video, tähendab, mul on request already long time Marii poolt ehk siis ühe lugeja poolt või YouTuberi ja vaataja poolt teha ülevaate, mis on minu background basically ja mis eriala ma siis omandasin. Otsustasin lisada natuke vürtsi sellele ning ma kogusin kokku materjali viimasest 3,5 aastast kõige kohta, mis mu elus on toimunud seoses kooliga ja seoses kolimistega ja kõike sellega. Ehk siis põhimõtteliselt ma näitan teile videoklippe, avaldamata videoklippe, kuid samuti ma räägin siis enda erialast ning kes ma siis täpsemalt olen. Põhimõtteliselt siis 2013. aastal ma lõpetasin enda keskkooli. Mul polnud õrna aimugi, mida või milleks ma tahan saada. Ehk siis ma kandideerisin igale poole, ma ei tea, igale poole. Aga kuna mu Eesti tulemused ei olnud nagu nii kõrged nüüd, siis see kandidatuur oli päris keeruline, nii et ma ei saanud esimese korraga sisse nendele erialadele Eestis, kuhu ma tahtsin saada. Aga selle asemel sain ma üldse Taani sisse ja ma sain sisse erialale Global Management and Manufacturing. Aga mu vanem ütles, et Birgit, mine, et see on nii hea võimalus, mine. Ma mingi, okei, bookime siis lennupiletid, otsime enamus koha, mul olid kõik asjad olemas. Ja siis sain teada, et teise vooruga ma sain sisse erialale Eestis, millele ma tahtsin. Milleks oli siis midagi majandusega seotud. Aga põhimõtteliselt mul oli lennupilet, mul kõik asjad olid olemas. Siis ma olin nagu, et ei, ma tahan Eestisse jääda, ma ei taha minna välismaale. Lõpuks siis viidi mind lennujaama, pandi lennukile ja ma lendasin Taani, isegi mitte Kopenhaagenisse, lendasin, ma ei teadnud, kuhu ma lähen isegi. Ja alustasin enda eriala, milleks on siis inseneri eriala tegelikult, mis on natukene äriga seotud, ehk siis on nagu inseneri tootmise äri, kõik see segu nagu. Ja üldpildis see on supply chain management, ehk siis ma tean kõik, kuidas seda, et kuidas üks toode, kuidas me peame otsima tootjaid, logistikat tegema ja lõpuks turule lükkama selle toote. Ehk siis see on minu eriala ja ma tunnen päris, et see on see, mida ma tahan teha ka isegi. Nii ma lähen isegi magistrisse edasi. Kõik ained olid ingliskeelsed. Kui te küsite, kuidas ma hakkama sain, ma ei tea, kuidas ma hakkama sain. Ma tõesti ei tea. Kuna ma lõpetasin enda keskkooli ingliskeelse eksami, lõpetasin 47 punktiga. How is possible? Ma kolisin Taani, kolisin Odensesse, ühte väiksesse suuruselt 3. linna Taanis. How do you feel? Fucking hard. I had a lot of fun there. Ma sain endale jalgratta, sõitsin jalgrattaga lume sees, terve tulemast Taani. Esimese semestri lõpus juhtus midagi šokeeriv minu jaoks, ehk siis ma kukkusin enda esimese eksami läbi ja ma mõtlesin, et appi, ma pean tulema tagasi Eestisse. Ja sel hetkel mingi asi klõks käis nagu nii, ma mõtlesin, et ei, ma ei saa kedagi tõmmata niimoodi alla, ma tõmban ennast isegi alla nagu. Ja ma õppisin, ma tuupisin nii palju, et lõpuks sain läbi õnneks. Nii, et ühesõnaga esimene semester sai läbi ja teise semestri alguses tutvusin uute inimestega ja juhuslikult enda sakslasest poissõbraga. Samuti täpselt teise semestri alguses sain ma enda töökoha, kus ma töötasin ligi in total 2 aastat umbes. Teine semester vist oli minu Taanis õppimise jooksul üks hullupöörasemaid. Seal olid nii vingeid inimesi, ma tutvusin enda parima sõbrannaga Liisaga, kes elab ka samamoodi Taanis hetkel ning see oli lihtsalt suurepärane semester minu jaoks. Enne 3. semestrit ma õppisin keevitama näiteks, kuna see on ka tootmisega seotud mingis mõttes ju.
isegi kui ma ei mäleta väga palju 3. ja 4. semestri kohta, siis lähme räägime natukene minu ülikoolist itself. Minu ülikool on Taani üks suuremaid ülikoole, minu arust on isegi suurim ülikool ning seal õpib 30 000 inimest. Minu ülikool on 5 linnas Taanis kokku ning seal on ligi 80 ingliskeelset eriala ehk leiad endalegi mingi eriala. Minu ülikooli maja oli tehnikaülikooli maja põhimõtteliselt, ma ei oska eesti keeles, ma ei tea, kuidas seda nimetada, enamasti koosnes meestest. Rääkides nüüd Taani ülikooli nii-öelda õpetajatest, siis nad on nagu nii vinged, nad on nii avatud, nad räägivad sinuga, küsivad, tulevad koridoris sulle, hey, how is your father today? And you are like, what? Ja mida ma olen tähele pannud ka seda, et Taanis on väga praktiline ja Eestis on väga teoreetiline õpe. Ehk siis siin näiteks me keevitasime, me teeme kõik case studies ja me teeme nagu reaalse nagu real life tinge. Põhimõtteliselt me õpime kohe seda, mida me põhimõtteliselt saame praktiseerida. Et me ei ole nagu füüsika valendid või mingi niisuguseid asju. Ja 4. semestri lõpus ma sain teada, et ma sain Erasmuseks Pariisi. See oli üks, ma ei teadnud, kas minna või mitte minna, aga see oli mu elu parimaid otsused siiamaani. Ma siiani mõtlen, kui vinge see oli ja siiamaani ma vaatan videosi, kui vinge periood see oli. See on lihtsalt hullupöörane, et ei kujutate ka. Aga kolisin Taanist ära nuttes. Nüüd siin olen enda toas. Kui te näete, mis siin toimub. Ja nüüd ma pakin ja vaatan, kuhu läheb, kas Eestisse või Pariisi. Ning ütlesin ka töökohast ära, ka nuttes. Ja ühesõnaga istusin lennukile ja sõitsin Pariisi. Pariisis tutvusin kohe meeletult vingete inimestega ja samuti ka enda mehhiklasest poissõbraga. Esimene päev Pariisis ja ma jooksen kursustele või nagu mingile asjale ja ma olen hiljaks jäänud. See semester oli üks, te ei kujutatagi, ma sain korraldasime pidu Notre Dame'i taga silla all näiteks. Või siis Mix Clubis. Või siis ma olin see biokorraldaja mitmetel kordadel enda kodus. Kas ma mainisin, et ma kolisin kokku indulasega ja elasin ta elutoas 4 kuud. Actually, I didn't even check all your profile because I was like very stupid. Wait, I will. Ning see semester oli vist, jah, see semester oli nagu, ma kerkisin aega tagasi iga hetk. Ühesõnaga ma kolisin tagasi kuuks ajaks Eestisse ja otsides praktika kohta sattusin ma tagasi Kopenhaagenisse projektijuhina IT-osakonnas. Ja ma kolisin päris luksuslikku elukohta siin Kopenhaagenis, mis on natukene kallim ka, 600 € umbes, aga väga ilus oma rõduga pesakene. Ja kui internship oli läbi, siis ma käisin vahepeal ära Mehhikos. Ja kui tulin tagasi, siis sain täiskohaga töö ka samuti projektijuhina IT-osakonnas, kus ma siis olen hetkel siiamaanigi. See on, kuidas minu laud näeb välja siin tööl. Mul on kaisukarud ka siin laua peal isegi. Samal ajal viimasel semestri, siis 7. semestri ma kirjutasin enda lõputööd ka ja see lõputöö oli samuti seotud minu töökohaga. Ma ei saa seda öelda, mis teemal see oli, aga see oli põhimõtteliselt uue firma loomise teemal ning teha business strategy ja kõik niisugused asjad ja teha market analyze sellele projektile.
ja nüüdseks juba 1,5 kuud tagasi ma lõpetasin siis ülikooli ja astusin enda lõpu sellisega. Astusin välja enda ülikoolist. Ja mul on lõpetatud! Ma arvan, et ma katsin enamus asjad ära. Kindlasti ma kõike katnud ära, sest ma panin midagi paberile, vaatasin, mis mul materjale mul on põhimõtteliselt. Aga thumbs up sellele videole, kui sulle meeldib ning subscribe, don't forget that. Nii et näed järgmistes videodes.